bus in my line. What you want? I pick up. Yeah. Love when the celly gon' ring. I'm putting on my team. No, noorest peale Keila ei olnud minu jaoks üldse mingi eriline koht. Elasin siit 14 kilomeetrit eemal Vasalemmas ja Keilaga seondus ainult see, et kui noorukina mäletan, meil kultuurimajas olid mõnikord peod ja diskod, siis kui Keila poisid sinna tulid, siis läks mõnikord isegi rähklemiseks ja nagu ikka kahe küla vaheline asi. Mida suuremast kasvasid, seda rohkem võib-olla Keila hakkas ka minu jaoks pilti tulema. Peale Vene sõjaväes käiku tulin siia autobaasi tööle lühikeseks ajaks mõned aastad. Võtsin naise Keilast ja niimoodi sai Keila natuke minu jaoks olulisemaks, aga tegelikult ikkagi pikki aastaid oli ta minu jaoks koht, kus lihtsalt läbi sõita, kui oled teel Tallinnasse. Aga kui poeg kasvas juba nii suureks, et oli vaja kooli tulla, siis mõtlesin, et Keila kool on hea koht, kus käia ja Keila kooli tuli ja kuna ma ise olin korvpallimees ja mängin siin igast madalamaid liigasid samal ajal, siis oli loomulik, et sai pandud taga korvpallitrenni. Ja mingil ajal, olid paar aastat siin Tarmo Heina juures juba harjutanud poeg ja tema klassikaaslased siis, ja Tarmoga me olime ise koos mänginud samal ajal, siis mõtlesin, et tulen natuke vaatan, et Tarmo äkki abi vaja ja tulin siia trenni, vaatasin neid asju ja Tarmo ütles, et jää siia appi ja kahekesi on nagu lihtsam teha. Ja kui mingi hetk tuli, kus oli tarvis esimest korda aga päris võistlustele minna, siis sattuski nii, et Tarmot ei olnud, mina läksin võistlustele ja nii see jäigi. Siis Tarmo ütleski, et võta see grupp üle ja hakka sellega toimetama. Ja niimoodi ma siia Keila korvpalli juurde tulin, et sealt on aasta-aastalt edasi läinud kogu aeg nagu ülespoole rühkimisega, et on selle ühe põlvkonnaga sisuliselt siis miniklassist alates tegutsetud. Mäletan ühte noorteturniiri, kui olime Rakveres, see võis olla 8 aastat tagasi võib-olla. Oli mingi poisteturniir, seal istusime treeneritega õhtul, nagu ikka tehakse väike bankett ja aetakse juttu ja arutatakse Kosovo asja ja siis ma ühel hetkel seal ütlesin, et mul on siin ägedad vennad, et nendega ma lähen meistriliigasse ja ma mäletan, kuidas üks teine noortetreener Tallinnast tegi selle peale niimoodi, et Peep, et täitsa loll, eks ole, et kellega sa lähed ja kuhu sa lähed ja siis ma seal lugesin ette mõned nimed sellest pundist, kes meil olid seal, et kellega võiks minna ja kui nüüd tegelikult ajas edasi hüpata, siis nii mõnedki mehed sellest pundist ongi nüüd selles seltskonnas ka, kellega me alustame siin sügisel meistriliiga teekonda. Aga ütleme sellest hetkest, kuni meistriliigani oli muidugi väga pikk tee. Mõte oli kogu aeg selles, et see meistriliiga, see toona sai välja öeldud muidugi kerge bravuuriga aga kuskil kuklas ta ikka kogu aeg tiksus, et tahaks võimalikult kõrgel tasemel jõuda nende poistega. Ja sai enda arust võetud ette loogiline teekond, et hakkasime mängima Euroopa noorteliigasid alguses siin seda Ida-Euroopa versiooni, pärast juba Kesk-Euroopa versiooni sai hästi palju reisitud, turniiridel käidud, Leedud, Venemaad, Lätid, Poolad, kõik sellised kohad, kus sai hoopis teistsuguseid mänge ja oli poistele huvitav ja ma arvan, see hoidiski neid poisse ka korvpalli juures, et kadu loomulikult oli ja see on ka igatepidi loogiline, et kõik vennad ei pea algusest lõpuni seal pundis vastu, et siin kaamera tagagi on praegu üks mees, kes minu arust oleks võinud ka korvpalli mängida, aga näed, ei olnud seda viitsimist ja tegeleb siin muud iluliluga, aga ja et üldse midagi teeb. Aga ma arvan, et need välisturniirid olid need, mis seda võistkonda liitsid ja neid poisse kokku tõid ja tegelikult me olime ju 2000 poistega olime Eesti oma vanust ikkagi absoluutses tipus ja üks valusamaid mälestusi on nende poistega see, kui võitsime U18 vanusest terve hooaja põhiturniiri ära Eestis ja juba korra tekkis tunne, et nüüd ongi nagu korvpallurid valmis, aga siis tulid play-offid, sealt ronisime veel läbi ja Final Fouris siis saime 2 mängu valusalt tappa ja ei mingit medalit ega mitte midagi. Poolfinaalis mäletan kaotasime Tartule 3 punktiga, Tartul mängisid kõik praegused niisugused staarid nagu seal Gerg Riisad ja Hendrik Eelmäed ja Patrik Saalid, kes praegu kõik on ikkagi normaalsel tasemel Kosovo mehed ka. Aga sellised asjad karastuvad ja
jälle loogilise sammuna sai suhteliselt varakult need noored poisid pandud mängima ka meeste vahele, et alguses niisugust harrastajate liiga taset, pärast juba võetud ette teine liiga, seal tõstetud paremaid poisse ja kui lõpuks teine liiga õnnestus sisuliselt ära võita, see oli huvitav, see oli see koroona aasta, kui me juhtisime teist liigat pikalt ja lõpuks tuli välja, et neid meistrivõistlusi lõpuni ei mängitud, aga noh, me olime nii selgelt üle teistest, et meile see võit anti sellisel kujul kätte, et me saime esiliigasse. No esiliiga tundus juba täitsa uhke maailm, et seal oli tase ikka kõrgem ja mängud olid ägedamad ja üks aasta kulus sisse elamiseks ja siis teine aasta oli see eelmine hooaeg, mis igatepidi oli murranguline. Siis oli juba see meistriliiga mõte muidugi juba selgelt peas ka, et siit tahaks nagu mõne aastaga üles välja murda. Ja tegelikult hakkasime eelmine aasta tegema seda esiliigat ka samade põhimõtete järgi, nagu tehakse suuri võistkondi meistriliigas. Et kõik füsioterapeudid, trennid vastavalt sellele, mängude korraldus, meil oli 2 legionäri ja nii edasi. Hooaeg algas küll üle kivide ja kändude, aga tegelikult see, mis lõpuks välja tuli, oli vägev, et poole hooaja pealt hakkasid mängud õnnestuma ja hakkas see asi kõik nii välja nägema, nagu ma lootsin ja ette nägin. Nii et see oli nagu loomulik teekond ja kui me lõpuks selle pronksmedali Eestis kätte saime esiliigas, ja sellega avanes see võimalus meistriliigasse minna, siis ütleme niisugune sisemine otsus, et me seda igal juhul kasutame. Mina tegin enda peas nagu kohe ära, aga seda nagu reaalsuseks muuta võttis ka väga kaua aega, et saada kokku see raha ja minna sinna, et on niisugune kindlus, et me seal välja veame ja saame hakkama. Et väga vägev, et linn tuli sellele projektile kõvasti taha ja mõned toetajad ka ja eks neid toetajaid on muidugi alati juurde ka vaja ja ma arvan, et tegelikult see Keila kogukonna jaoks ka see meistriliiga meeskond, ma usun, et on oluline asi, et ega siin nii kõva spordivärki ju tegelikult ei ole ja see, kui meil on siin reedeti või pühapäeviti hakkavad kodumängud olema, siis see võiks olla aeg, kus ikka iga normaalne keilakas tuleb saali ja elab omadele kaasa, seda enam, et vähemalt pool võistkonda on ikkagi omad Keila poisid, kelle klassivennad või sõbrad või niisama tuttavad, et seda tasub nagu teha. Et jah, ütleme nüüd aastate jooksul siis siin Keilas olles või Keilas tegutsedes selle korvpalliga on nagu Keila saanud ka kuidagi nagu lähemaks, et kui vanasti kõik teadsid mind kui Vasalma mees, siis ütleme laiemas üldsuses, kui tuleb jutuks ja korvpallist millestki räägime, siis kõik ütled, sul seal Keilas ja sul seal Keilas. Ma pean ikka parandama, et tegelikult ma olen ikka Vasalma mees, et ma ei ole mingi Keila mees, aga tegutsen lihtsalt Keilas ja selle üle mul hea meel, et siin on niisugune väike linn ja saab sellist asja ajada. Et tulge siis kõik meid toetama ja vaatama, et see teekond, selle ühe põlvkonna teekond nagu saaks võimalikult kaugele ja kõrgele kesta.